Madame Gazelle ei ole lihtsalt Peppa rahulik ja tasakaalukas õpetaja. Ta on üks kogu sarja kõige salapärasemaid tegelasi. Ja kui kõik tõendid kõrvuti panna, on teda väga raske näha tavalise tegelasena. Tegelikult viitavad vihjed tugevalt sellele, et Madame Gazelle võib olla midagi palju vanemat, palju kummalisemat ja palju üleloomulikumat, kui saade kunagi avalikult tunnistab. See kõik sai alguse Halloweeni teemalisest muusikavideost nimega Madame Gazelle'il oli loss, kus Peppa ja tema sõbrad tähistavad Halloweeni. Stseenis, kus Peppa külastab Madame Gazelle'i, on taustal selgelt näha peegel. Peppa peegelpilt on täpselt selline, nagu oodata võiks, kuid Madame Gazelle'i peegelpilt puudub täielikult, kuigi ta seisab otse peegli ees. Mis teeb selle hetke eriti häirivaks, ei ole ainult puuduv peegelpilt, vaid ka sellele järgnenud reaktsioonid. Peppa tundub ehmunud, kui ta seda märkab, samal ajal kui Madame Gazelle ei reageeri üldse. Ei mingit üllatust, segadust ega katset peegli eest ära liikuda. Ta käitub, nagu oleks see täiesti normaalne. Vampiiride mütoloogias on üks tuntumaid omadusi peegelduse puudumine, mis sümboliseerib hinge puudumist või lahknevust looduse maailmast. See detail ei ole midagi, mis juhtuks juhuslikult, eriti laste saates, kus kõik on hoolikalt läbi mõeldud. See tundub tahtlik, justkui vaikne vihje vaatajatele, kes teavad täpselt, mida see puudumine tähendab. Ja see polnud ainus kord, kui peegli intsident juhtus. See detail ilmub uuesti episoodis Halloweeni kõrvitsapidu. Suusi lammas näitab elevusega Madame Gazelle'ile oma vampiirikostüümi ja taas on taustal peegel. Suusi peegelpilt on selgelt nähtav, kuid Madame Gazelle'i pole seal kusagil näha. Ja seekord mainib isegi jutustaja puuduvat peegelpilti. See on kummaline. Madame Gazelle'il pole peeglis peegeldust. Ja see pole veel kõik. Kui Susi ütleb, et ta on riietunud vampiiriks, ütleb Madame Gazelle kummaliselt, et see toob talle meelde tema vana kodumaa. Vampiir! See toob mulle meelde vana kodumaa. See üks ainus lause avab uksel lugematutele küsimustele. Milline riik toob meelde vampiirid? Miks seostab ta seda sõna nostalgiaga, mitte hirmuga? See viitab tugevalt sellele, et vampiirid ei ole tema jaoks lihtsalt lood, vaid osa tema isiklikust ajaloost. Madame Gazelle'i kodu annab veel ühe olulise tõendi. Ossas, kus Peppa ja tema pere külastavad tema maja, tundub hoone ise kummaline. Ning kui tegelased sisse astuvad, libisevad nad üle põranda, just kui oleks maja nii kaua seisnud, et see on maa sisse ebaühtlaselt vajunud. Kuigi seda võiks võtta huumorina, paistab tõeliselt silma hoopis see, mis seinal ripub. Mustvalgel fotol on kujutatud tegelast, keda peetakse härra Gazelle'iks, proua Gazelle'i abikaasaks. Fotostiil viitab kohe, et see on tehtud väga ammu aega tagasi. Juba mustvalge foto ise viitab, et see on tehtud aastakümneid tagasi, kuid episood muudab asja veelgi keerulisemaks, tuues hiljem sisse tagasivaate. Proua Gazelle viitab sündmustele ajast, mil tema maja ees olev jõulupuu oli alles väike. Tänapäeval on see sama puu tohutu suur ja päris maailma bioloogia järgi võib selline kasv vabalt võtta 40 aastat või rohkemgi. Probleem on selles, et proua Gazelle näeb mälestustseenis välja täpselt samasugune nagu praegu. Pole näha vananemist, kehahoiak pole muutunud, tema näol pole märke aja möödumisest. Tema abikaasa aga ei ole enam kohal. See tekitab häiriva oletuse. Kui nad elasid kunagi ammu koos ja tema abikaasa vananes tavaliselt, siis tema puudumine praegu viitab sellele, et ta elas ja suri surelikuna. Madame Gazelle jäi seevastu muutumatuks. See sobib suurepäraselt kokku surematuse ideega, mis on üks vampiiride põhiomadusi. Ta elas oma partnerist üle mitte mõne aasta, vaid aastakümnete, võib-olla isegi sajandite võrra. Tema kommentaarid nahkhiirte kohta lisavad veel ühe kihi. Hiljem samas episoodis, kui tema kodu lähedal puus avastatakse nahkhiired, märgib Madame Gazelle, et need tuletavad talle meelde tema vana kodumaad. Mu sõbrad, need nahkhiired, need tuletavad mulle meelde vana kodumaad. Nahkhiired on üks kõige üldtuntumaid vampiiridega seotud sümboleid. Tõsiasi, et ta räägib neist tuttavlikult, mitte hirmuga, viitab sügavale isiklikule seosele. See tundub vähem, nagu ta räägiks loomadest ja rohkem, nagu ta meenutaks kohta või aega, mis pole enam kättesaadav. Vanus on üks tugevaimaid sambaid vampiiriteoorias ning Madame Gazelle'i vanus trotsib korduvalt loogikat. Epistoodis Mängurühma täht näevad vaatajad tagasivaadet ajale, kui emmepõrsas ja issipõrsas olid lapsed. Madame Gazelle on selles tagasivaates nende õpetaja, täpselt nagu ta on praegu Peppa õpetaja. Visuaalne erinevus tema varasema ja praeguse välimuse vahel on peaaegu olematu. Võrrelge seda tegelastega nagu vanaisa põrsas või vanaisa koer, kellel on selgelt näha vananemise märke nagu valged juuksed,
ja füüsilised muutused. Madame Gazellil neid pole. Ta on õpetanud vähemalt 2 põlvkonda lapsi, võib-olla isegi rohkem, kuid ometi näib ta ajas seisma jäänud. Just nii kujutatakse vampiire sageli rahvajuttudes, igavesti ühes välimuses kinni, samal ajal kui maailm nende ümber muutub. Tema füüsilised võimed eristavad teda veelgi tavapärastest tegelastest. Ossas, kui rikas ja pall liitub proua Gazelle lastega mängus ja lööb palli nii suure jõuga, et see lendab läbi kooli katuse. See on tehtud nalja pärast, kuid kui järele mõelda, siis pole selles mingit loogikat. Teda kujutatakse eakana, kuid ta näitab üles jõudu, mis ületab kõigi teiste täiskasvanute oma selles sarjas. Üleinimlik jõud on veel üks klassikaline vampiiri omadus ning see ilmneb siin ilma igasuguse seletuse või tagajärgedeta, justkui eeldaks saade, et vaatajad võtavad selle lihtsalt omaks. Episood Päike, meri ja lumi võib olla kõige veenvam tõend üldse. Linn läheb rannareisile, kuid avastab, et kõik on lume all. Iga tegelane reageerib täpselt nii, nagu sa ootaksid. Nad värisevad, kurdavad ja väldivad jäist vett. Ema põrsas puudutab vaevu merd, enne kui külmast šokeerituna tagasi tõmbub. Madame Gazelle seevastu hüppab otse vette. Ta ujub rahulikult, lõdvestunult ja kommenteerib isegi, kui imeline vesi tundub. Tal pole mingit kõhklust, nähtavat ebamugavust ega mingit reaktsiooni, mis viitaks, et temperatuur teda üldse mõjutab. Vampiire kirjeldatakse sageli kui külmaverelisi või vähemalt neid, keda äärmuslikud temperatuurid ei mõjuta. Vaadates, kuidas Madame Gazelle liigub jäises vees, nagu oleks soe suvepäev, sobib see kirjeldus talle suurepäraselt ja eristab teda kõigist teistest ekraanil olevatest tegelastest. Tema öised harjumused lisavad veel ühe rahutuks tegeva detaili. Episoodis, kus Peppa valitakse Madame Gazelle'i merisigu hooldama, šokeerivad hooldusjuhised Emmet ja Issi Sea. Nimekiri sisaldab merisigade harjamist keset ööd. Seda ei esitata kui ühekordset ülesannet, vaid kui regulaarset nõuet. Enamiku inimeste jaoks oleks keset ööd lemmikloomi kammima ärkamine absurdne, kuid õise eluviisiga olendi jaoks oleks see täiesti normaalne. Vampiirid on tuntud kui ööolendid, kes on aktiivsed siis, kui teised magavad. See detail kinnitab vaikselt mõtet, et Madame Gazelle ei järgi samu unerežiime nagu kõik teised. Samuti on tal kummaline suhe küüslauguga. Episoodis Metsiku lillede mets mainitakse metsikut küüslauku ja Madame Gazelle ütleb otse välja, et talle see ei meeldi. See on metsik küüslauk. Mulle endale see eriti ei meeldi. See paistab silma, sest muidu kujutatakse teda kui kedagi, kes julgustab lapsi uusi asju proovima ja loodust hindama. Küüslauk on üks vanimaid ja tuntumaid vampiiride peletamise vahendeid rahvapärimuses. Kuigi Peppa põrsas ei viitaks sellele kunagi tõsisel moel, tundub asjaolu, et ta toob küüslaugu eraldi välja kui midagi, mis talle ei meeldi, liiga konkreetne, et olla tähenduseta. Mõned vaatajad väidavad, et Madame Gazelle ei saa olla vampiir, sest ta kõnnib päevavalguses. Kuid see eeldab, et kõik vampiirid järgivad samu reegleid. Paljud kaasaegsed vampiiri tõlgendused hõlmavad evolutsiooni, kohanemist või erilisi kaitsevahendeid, mis võimaldavad neil päikesevalguses ellu jääda. Madame Gazelle võib esindada vanemat, võimsamat tüüpi vampiiri, kes on õppinud tänapäeva maailmas elama nii, et ei tõmba endale tähelepanu. Tema rahulik olek, hirmu puudumine ja täielik kontroll oma keskkonna üle viitavad kellelegi, kellel on olnud sajandeid aega kohaneda ja oma eksistentsi täiustada. Kui kõiki neid detaile vaadata eraldi, võivad need tunduda naljadena, juhuslikkuse või taustagagina. Kuid kui need kokku panna, moodustavad need üllatavalt ühtlase pildi. Tegelane, kellel pole peegelpilti, seletamatu minevik, ajatu välimus, üleloomulik jõud, külmakindlus, öised harjumused, vastumeelsus küüslaugu vastu ja nostalgilised seosed nahkhiirtega. Ja iidne kodumaa ei ole juhuslik tunnuste kogum. See on õpikunäide vampiiri profiilist, mis on peidetud laste multifilmi sisse. Peppa Pig ei ütle meile kunagi otse, et Madame Gazelle on vampiir ja tõenäoliselt ei ütle ka kunagi. Aga tal polegi vaja seda teha. Vihjed on juba olemas, vaikselt taustal ootamas neid vaatajaid, kes on valmis tähelepanelikult vaatama. Ja kui sa neid kõiki koos näed, on väga raske uskuda, et Madame Gazelle on lihtsalt tavaline õpetaja.